jaoks tugevused Tele2 on väga olulised, et me pöörame väga palju tähelepanu sellele, meil on umbes kogu ettevõttest siis umbes 200 inimest on selle tugevuse testi nagu läbinud, nii et me teame väga hästi, mis on kellegi tugevused ja meie suund, mis me ka saime nagu Alarilt, et rohkem on mõistlik tugevusi arendada, kui tegeleda sellega, mis sul ei ole nagu arenenud, et see saab nagu parema tulemuse. Ja kõik see tugevustel põhinev juhtimine, et ma saan aru oma tiimi liikmetest, et minu enda näide, et minul on achiever hästi suur ja ma talun hästi palju stressi, aga paljud inimesed ei talu ja neil ei ole seda achieverit ja siis ma mõnda aega ei saanud üldse aru, miks nad nii kiiresti nagu satuvad mingisse kohta, aga nüüd ma saan aru ja ma tean, et see on minu tugevus, aga kõigil on erinevad tugevused ja need ongi unikaalsed, et meil on inimesed, kellel on ideation, eks ju, väga kõva, et siis kui on vaja midagi välja mõelda, et kuidas teeme, siis kutsume kõik need ideation inimesed kokku ja siis seal tuleb nagu nii palju ideid, eks ju, ja siis saame valida, et on ka selles mõttes analüütikuid, kahtlejaid, kõiki on vaja, et vahel on mingi plaan vaja nagu läbi aukustada, et siis on vaja teatud tugevust, et väga palju aidanud tiimil nagu koos kasvada üksteisest paremini aru saada, miks inimene käitub nii või et kus kaasata mingis töögrupis just neid inimesi, et väga suur väärtus. Samas, kui ma nagu seda kuulan ja kujutan ise, et kui ma oleksin ettevõtte juht ja peaks tugevuste järgi hakkama justkui inimesi töökohtadele määratlema ja vaatama üle võib-olla nende töökohti, siis tekib tunne, et äkki juhtub nii, et äkki ei olegi kõigile pakkuda töökohti ja siis tekivad teatud hirmud seal, et kuidas teil nendega on läinud? Selles mõttes teatud, näiteks kui sisemiselt inimene kasvab nagu näiteks juhiks, siis me teeme alati ka nagu selle testi, kui ei ole tehtud, eks ju, vaatame, kas tal on üldse nagu juhi potentsiaali, sest me ei taha, tihti juhtub ju ka nii, et näiteks, et hea spetsialist saab juhiks ja tegelikult ta ei ole ka hea juht, eks ju, tal ei olegi seda potentsiaali tegelikult olla hea juht. Ja siis ta nagu ei taha enam spetsialist võib-olla ka olla ja siis ongi mõlemad nagu ettevõtte jaoks nagu kadunud. Et seda me teeme, aga selles mõttes mingit ohtu me küll ei ole näinud mingitel kohtadel ja me teeme mingit testi ja vaatame, et kas see tugevus on, mis me seal väga nagu ootame. Eks ju, et näiteks kui on 2 head kandidaati, teeme testi ja siis annab nagu endale mingi kindluse, vaata, et tal on see, mida me ootame ka seal testis näha, et see aitab lihtsalt vahel võib-olla mingit valikuid teha.